Kodukaitse noorukesed üksused tekitas seegi üleva meeleolu. Juba 1920. aastal ütles Venemaaga rahuläbirääkimisi pidanud Eesti delegatsiooni juht Jaan Puska oma aruandes asutavale kogule järgmised sõnad. Maitskem rahu, aga hoidkem alal ja kasvatagem oma sõjalist jõudu. Eesti vabaduse päeva paraadiks on riistatud Eesti piirikaitse, Eesti Kaitseliidu ja Eesti kodukaitse koondpataljonid. Rivis on 47 rühma. Paraadi riistaja piirikaitsekomissar Saar. Kaitsenõukogu liikmed, kaitsejõudude piirivalve, Kaitseliidu ja kodukaitsepataljonid on üles rivistatud vabariigi 74. aastapäeva tähistamiseks paraadil. Rivis 1545, paraadi juhataja Mats Laaneots. Kaitseväelased, tervist! Õnnitlen teid Eesti Vabariigi 74. aastapäeva puhul. Elagu iseseisev ja sõltumatu Eesti Vabariik. Otse pool! Kallid kaasmaalased, kallid kodumaa kaitsjad, austatud külalised. Täna 74 aastat tagasi sai teoks Eesti rahva igipõline unistus luua oma riik ja otsustada ise oma elukäigu üle, võõra võimu tahtele allumata. Sel tunnil tahaksin ma heita pilgu tagasi aega, mil Eestimaa
pinnal lõi loitma vabaduse leeb ning tuletada meelde meile kõigile, kes me pahatihti iseenese nimega ajalugu alustame, Juhan Liivi sõnu, kes minevikku ei mäleta, see elab tõe eest. Asetage mõtted lilled haudadele, kus puhkavad meie velled ja mille asupaiga on aeg igaveseks kinni katnud. Kui Eesti Vabariik sai 10-aastaseks, ütles riigivanem Jaan Tõnisson. Siin ootab meie põlve palju vaeva, hoolt ja enesepingutust. Igal üksikul kaasaegseist tuleb seejuures läbi käia suurest sisemisest murrangust, et vabaneda mineviku vangistusest, valmida iseseisva Eesti uuele olukorrale ja uutele nõuetele. See on kirjutatud meie jaoks, kallis Eesti rahvas. Otse kui tänases päevas on sündinud need read ja on saabunud aeg ühendada käed, sest meie kohus on riigi ja rahvana püsima jääda. Me ei kanna vastutust mitte ainult meie eneste ja meie järeltulevate põlvede ees, vaid ka nende ees, kes olid enne meid ning kes ei säästnud jõudu, vaeva ega elu, et meie aeg saaks helgem, kui oli nende aeg. Me oleme väike rahuarmastav rahvas ja meie pühamaks tahteks on otsustada ise oma saatuse üle täna, homme ja igavesti. Me ei taha, et meie territooriumilt ähvardaksid meid ja meie sõpru võõravõimu relvajõud. Me tahame luua õigusriigi ja puhastada oma ühiskonna totalitarismi taagast. Me tahame ära toita oma rahva, kütta soojaks meie kodud ja me tahame taas tõusta võrdsena Euroopa rahvaste perre. Need on lihtsad ja inimlikud soovid. Me täname siiralt kõiki sõpru, kelle me oleme oma raskustes ära tundnud. Palju sõltub meie tänane päev nende abistavast käest. Palju sõltub maailma südametunnistusest. Ent kõige rohkem sõltub meie olevik ja tulevik meist endist, meie tahtest, oskusest ja ühtsusest.
tänase hommikupoole